Seekord räägime valdkonnast, mille kohta küsitakse eksamil kõige rohkem küsimusi. See on riigivõimu institutsioonid. Me ei jõua rääkida kõike selle teema kohta, vaid keskendume üksnes sellele, mida eksamil kõige sagedamini küsitakse. Räägime kõigepealt Riigikogu ülesannetest, mida Riigikogu teeb. Riigikogule kuulub seadusandlik võim. See tähendab, et Riigikogu kõige tähtsam ülesanne on vastu võtta seaduseid ja otsuseid. Samuti otsustab Riigikogu, kas on tarvis korraldada rahvahääletus. Hääletusele pannakse ainult väga tähtsad küsimused. Rahvahääletuse otsus on riigi ja riigiasutuste jaoks kohustuslik. Viimati korraldati rahvahääletus 2003. aastal, kui küsiti rahva nõusolekut Eesti ühinemiseks Euroopa Liiduga. Riigikogu ülesanne on ka valida Eesti president. Presidendi valimiseks peab ühe kandidaadi poolt hääletama vähemalt 67 Riigikogu liiget. Viimati valiti president Riigikogus 2011. aasta augustis, mil presidendiks sai Toomas Hendrik Ilves. Üks Riigikogu ülesannetest on võtta vastu riigieelarve. Riigieelarve on plaan, mille alusel hakatakse riigi raha kasutama. Eelarve määrab, kuidas raha kogutakse ja jagatakse, kui palju näiteks saab raha eraldada haridusele, kui palju politseile, kui palju arstiabile ning teiste avalike teenuste osutamiseks. Riigikogusse valitakse 101 liiget. Riigikogu liikmeks saab kandideerida ainult Eesti kodanik ja selleks, et Riigikogusse kandideerida, peab olema vähemalt 21 aastane. Riigikogu liige ei tohi olla samal ajal üheski muus riigiametis. Seega ei saa olla Riigikogu liige näiteks minister, kohtunik või mõne muu riigiasutuse töötaja. Riigikogu liikmed valitakse 4 aastaks. Valimised on salajased ja see tähendab seda, et isiku tahte vastaselt ei saa kindlaks teha, kelle poolt ta hääletas või kas ta üldse hääletamas käis. Seadused ja otsused võetakse vastu Riigikogu täiskogu istungil. Riigikogu istungid on tavaliselt avalikud ja see tähendab siis seda, et igaüks, kes soovib, saab istungid jälgida külaliste rõdult. Samuti tehakse istungitest otseülekanne, mida saab jälgida veebiaadressil www.riigikogu.ee. Seaduseelnõude hääletamine on alati avalik. See tähendab, et igaüks saab jälgida, kes Riigikogu liikmetest hääletasid seaduse vastuvõtmise poolt, kes jäid erapooletuks, kes puudusid või ei hääletanud üldse. Järgmine institutsioon, kellest me räägime, on Vabariigi president. Vabariigi president on Eesti riigipea ja president valitakse siis kas Riigikogus või valimiskogus. Presidendiks kandideerija peab olema vähemalt 40 aastat vana ja ta peab olema sünnijärgne Eesti kodanik ehk siis omandanud kodakondsuse sünniga. Vabariigi president valitakse 5 aastaks. Selle aja möödudes võib ta uuesti presidendiks kandideerida, kuid keegi ei tohi olla president kauem kui 2 ametiaegi järjest. President esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises. President on Eesti kõige kõrgem esindaja, kes võtab vastu riigi kõige tähtsamad külalised ning esindab Eestit välisvisiitidel. Presidendi üheks tähtsamaks ülesandeks on ka tasakaalustada teisi riigivõime ja tagada riigi stabiilsus. Nii näiteks on presidendi ülesanne kuulutada välja Riigikogus vastu võetud seadused. Ükski seadus ei saa jõustuda enne, kui president ei ole seda välja kuulutanud. President kontrollib eeskätt seda, kas Riigikogus vastu võetud seadus on kooskõlas põhiseadusega. Üheks presidendi ülesandeks on määrata peaministri kandidaat. Ehk siis tema otsustab näiteks pärast Riigikogu valimisi, kellele ta teeb ettepaneku moodustada uus valitsus. Samuti nimetab president ametisse ja vabastab ametist kõik valitsusliikmed. See tähendab nii peaministri kui ka teised ministrid. Üks oluline presidendi esindusülesanne on ka anda üle riiklikud autasud. Riikliku autasud ehk teenetemärkide andmine kui riigi austusavaldus on presidendi ülesanne. Ja traditsioon on ka see, et president kui riigikaitse kõige kõrgem juht võtab vastu kaitseväe paraadi vabariigi aastapäeval 24. veebruaril ning samuti Kaitseliidu paraadi võidupühal 23. juunil. Järgmiseks vaatame Vabariigi valitsuse ülesandeid ja tegevust. Vabariigi valitsusele kuulub täidesaatev riigivõim. See tähendab, et Vabariigi valitsuse ülesanne on viia ellu seadused ja korraldada seaduste täitmist. Valitsusse kuuluvad peaminister ja ministrid. Peaminister esindab valitsust ja juhib selle tegevust. Minister juhib ministeeriumit ning esindab
Eestit oma valdkonna piires Euroopa Liidu Nõukogus. Ka valitsuse liikmed, nii nagu Riigikogu liikmed, ei tohi olla samal ajal üheski teises riigiametis. Samuti ei tohi valitsuse liikmed kuuluda mõne aktsiaseltsi või osaühingu nõukogusse või juhatusse. Valitsuse peamine ülesanne on ellu viia riigi poliitikat. Poliitikat viiakse ellu peamiselt ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste kaudu. Ja seda nimetatakse ka riigi aparaadiks. 2012. aastal on Eestis kokku 11 ministeeriumi. Igal ministeeriumil on oma kindel valitsemisala ehk siis vastutusvaldkond. Valitsusel on õigus seaduse alusel anda välja õigusakte, määruseid ja korraldusi. See tähendab, et valitsus saab määruse või korralduse võtta vastu alles siis, kui seaduses on selgelt öeldud, et valitsus peab või võib seda teha. Vabariigi valitsus teeb oma otsused istungil. Ka valitsuse õigusaktid võetakse vastu istungitel. Erinevalt Riigikogu istungitest on Vabariigi valitsuse istungid tavaliselt kinnised. Järgmine institutsioon on kohus. Kohus on Eestis ainus organ, mis mõistab õigust. See tähendab, et lõplikult otsustab kõik vaidlusküsimused kohus. Kohus mõistab õigust üksnes kooskõlas Eesti põhiseadusega ning teiste seadustega. Kohus on oma tegevuses sõltumatu. See tähendab seda, et kohtuvõim on eraldatud teistest võimudest ega allu kellegile. Ükski teine riigiasutus ega institutsioon ei saa kohtu otsust mõjutada. Ning selleks, et kohtunikud saaksid olla tõeliselt sõltumatud, nimetatakse nad ametisse eluaegsetena. Ning erinevalt teistest riigiametnikest ei allu kohtunikud teda ametisse nimetanud isikule ega ka kõrgemalt seisvale kohtule. Eesti kohtusüsteem koosneb maakohtutest ja halduskohtutest, ringkonnakohtutest ning riigikohtust. Maakohus on esimese astme kohus, mis lahendab tsiviil- ja kriminaalasju. Halduskohus on samuti esimese astme kohus, kuid seal lahendatakse inimese ja riigi või inimese ja kohaliku omavalitsuse vahelisi vaidluseid. Esmalt tulebki alati pöörduda esimese astme kohtu poole, kui soovitakse, et õigust mõistaks kohus. Kui vähemalt üks osalistest pole esimese astme kohtu otsusega rahul, saab selle edasi kaevata ringkonnakohtusse. Ringkonnakohus on siis teise astme kohus, kus võetakse uuesti arutlusele esimese astme kohtus arutatud juhtumid. Ringkonnakohtu otsuse saab omakorda edasi kaevata Riigikohtusse. Riigikohus asukohaga Tartus on riigi kõrgem kohus ja ühtlasi on ka institutsioon, mis annab hinnangu, kas õigusakt on kooskõlas Eesti põhiseadusega. Vabariigi valitsust esindab ja selle tegevust juhib peaminister, vabariigi president, minister, riigisekretär. Õige vastus, peaminister. Seadusandlik riigivõim kuulub peaministrile, rahvale, Riigikogule, vabariigi presidendile. Õige vastus, Riigikogule. Kes otsustab rahvahääletuse korraldamise? Riigikogu, vabariigi president, peaminister, Riigikohus. Õige vastus, Riigikogu.